Tore jälle kohtuda! Nüüd sattusite meie tiimi koosolekule. Seda kohta nimetatakse siin Levolaks. Praegu tutvustatakse uusi kohtulahendeid. Ma jään ka kuulama, aga teie asuge nüüd masterclassi videot vaatama. Tere, esmalt ma väga tänan, et te võtsite mind vastu, kuigi etteteatamine tõepoolest oli natuke lühike seekord. Rõõm tutvuda. Mina, Eerika, tegelen meie büroos andmekaitsealaste küsimustega. Kuidas saame teid aidata? Meil on tekkinud kahtlus, et Maksu- ja Tolliameti üks juriidilise osakonna töötaja on rikkunud oluliselt oma töölepingulisi kohustusi. Ja Maksu- ja Tolliamet, kui tööandja on kaotanud siis tema suhtes usalduse ja me sooviksime selle töötajaga töölepingu lõpetada. Enne kui selle juurde läheksime, kas te saaksite pisut veidi täpsustada, et mis tingis töötajas nii-öelda usalduse kaotuse? Jaa, muidugi, et see tegelikult on natuke pikem teema, et see töötaja on muutunud nii minu kui siis teiste kolleegide suhtes kuidagi väga konfliktseks. Samuti me oleme märganud, et need töötulemused ei ole enam nii kvaliteetsed, kui olid varasemalt. Ja selleks, et siis uurida, et milles need põhjused võiksid olla, ma leppisin temaga kokku arenguvestluse. See toimus siis eelmisel nädalal. Ja siis eile selgus, et seesama töötaja oli meie vestlust salaja oma mobiiltelefoniga lindistanud ja edastanud siis Maksu- ja Tolliameti peadirektorile ja siis ka sisekontrolli osakonnale. Ja tema põhjus oli siis see, et hinnata, kas tegemist võiks olla töökiusamisega. Ma leian, et ilma minu nõusolekuta selline vestluse lindistamine ja siis sellesama salvestuse edastamine kolmandatele isikutele, et see võiks olla oluline töölepingu rikkumine. Maksu- ja Tolliamet kui tööandja ei saa usaldada sellist inimest, kes lindistab vestlusi oma kolleegidega ja siis, et ta saadab need vestlused kolmandatele isikutele, tegelikult meil ei ole üldse teada, kellele veel edasi. Ja samuti me tahaks siis teiepoolset hinnangut, kas siin võiks olla tegemist ka isikuandmete kaitse üldmääruse alase rikkumisega.